Uudised on eetris ja stuudios Rohke Develak. Riigikogu võttis eile vastu reklaamiseaduse muudatuse, mis võimaldab Riigikogu liikmel kanda oma tööriietel enda sponsorite reklaame. Seni on selline võimalus olnud sportlastel, aga toetajaid tänada tahavad ka rahvasaadikud. Millise hinnaga keegi enda ülikonnale reklaami müüb, on poliitiku ja reklaamitellija omavaheline kokkulepe, aga need saadikud, kes on sagedamini nii-öelda pildil, saavad seda teha kallimalt kui ainult komisjonides tööd tegevad Riigikogu liikmed. Kui poliitik annab ühe või teise toetaja reklaame, siis on ka kohe näha teema eelistused ja inimesed ei pea mõistatama, mis ootamatu meelemuutuse taga ühes või teises küsimuses olla võib. Reklaamiga võib vastavalt seadusele olla kaetud 2/3 poliitiku pindalast. Ja veel poliitelust. Tartu linnavolikogus registreeriti eile Isamaa fraktsiooni koosseis. Areng võib olla poliitikavaatlejatele ootamatu, kuid samas peegeldab välja kujunenud mentaalselt keskkonda Eestis laiemalt, kus kisal kui suhtlemisviisil on järjest suurem roll. Kui ei kisa, siis ei ole võimalik ka saavutada ühtegi eesmärki, sind lihtsalt ei kuulata, vastas Isamaa fraktsiooni eestkisaja samal ajal pumppüssiga rattakummi täis pumbates. Ja ka valitsuse töömailt. Valitsuse töölaual on ootamatusseaduse esialgne kavand, mis peaks Riigikokku esimesele lugemisele saadetama järgmisel nädalal. Ootamatusseadus peaks andma senisest selgemad juhised, kuidas reageerida ootamatustele, millede tekkimine on olnud ammu ette teada. Seadus loobki selgema pildi nii üksikisikutele, organisatsioonile kui riigile tervikuna, sest hetkel on tekkinud olukord, kus ammu oodatud arengud on tulnud täieliku ootamatusena. Ja ootamatusi on lugematu hulk, näiteks pikalt ebatervislikult elanud inimesel tekivad ootamatult tervisehädad. Korruptiivselt tegutsenud ametniku või ettevõtja tegevus tuleb ootamatult avalikuks. Talv tuleb kommunaalametnikele ootamatult, abielu rikkumine tuleb välja ootamatult, viirused ründavad ootamatult, sõda algab alati ootamatult, kasiinos kaotatakse kogu raha ootamatult, avastused pidevalt ainult töötades on kadunud igasugune õnnetunne ja jälle ootamatult, kõrged energiahinnad tulevad ootamatult ja riigile tuleb ootamatult, et see kõik ajab inimesed vihale. Kõik nimetatud ootamatused on olnud tegelikult oodatavad arengud ja seaduse eesmärk ongi luua pidepunktid, kuidas inimesi edaspidi sulaselgete ja ette teadaolevate olukordade esinemiseks paremini ette valmistada, lisatakse ootamatusseaduse seletuskirjas. Ja veel konstruktiivset. Valitsuses on valmimas kultuurkapitali rahastamise parandamise kava ja seda hasartmängumaksu langetamise valguses. Kuna lahkhelisid ja hõõrumisi võimaliku raha jagamise mudeli muutmise tulemusena ei soovi keegi, siis on tulemuslikum just kultuuriasutuste sissetulekute suurendamine uue lähenemisega. Kasiinokultuur on samuti üks Eesti rahva igapäevase tegutsemise osa. Ettevalmistatava seaduse kohaselt saaksid kõik kultuuriasutused õiguse paigutada oma ruumidesse kasiinomänguautomaate ja nii oma asutuse töös hoidmiseks vajalikku raha ise teenida. Nii saab inimene mängida hasartmängu, samas ka kultuurielamuse, kultuur aga nii vaataja kui ka kogu tema raha. Riik saaks lõpuks mõlemast rahu. Eetris olid uudised.